Kool. Tore. Väliselt võib ta tunduda üsna tavaline, aga see, mis loeb, on siiski sisemus. Kindlasti ei näe meie kool välja selline nagu algusaastatel. Aga selle eest on muutus toimunud ainult positiivses suunas. Meie riigieksamite tulemused on alati tabelite tippudes. Ja no ei saa ju ka kurta meie olümpiaadidel saavutatud kohtade üle. Aga kuidas me siis seda suudame? Kas me tõesti spikerdame hästi? Või lihtsalt tuubime pähe? Vale. Meil on lihtsalt väga head õpetajad. Samuti mängib õppimisel suurt rolli ka keskkond. Siin peab saama nii puhata kui ka õppida. Ja selleks on meil suurepärased võimalused. Muidugi käib armastus ju kõhu kaudu. Ja ega meiegi teisiti ei saa. Meie koolis pakutav toit on maitsev ja mitmekesine. Selle tõestuseks tegi isegi üks mu klassivend Instagrami konto, kuhu ta läheb igapäevaselt üles meie koolis pakutavaid maitsvaid hõrgutisi. Ega me siis ainult teooriat ei õpi. Loomulikult teeme praktilisi töid ka. Hetkel me kogume vesinikku. See on siis selleks, et seda pärast põlema panna, sest nüüd on väga muud teha ei oskagi tegelikult ausalt öeldes. Läheb natukene kuumaks, salvetik aitab, eks ole, professionaal. Siis lappes. Ja siin on meie eelmine ebaõnnestunud katse. See oli suht kogemata. Kuid ka meie eksime vahel ja kõik ei tule alati välja. Aga kool ongi õppimiseks. Meie koolis toimub palju erinevaid üritusi, kus õpilased saavad ennast mitmekülgselt proovile panna. Muidugi ei puudu meie koolist ka huvitegevus. Peale tunde saad ennast arendada nii jalgpalli mängides, kokkamises kui ka näiteks males. Nagu ennist öeldud, saab meie koolis tegeleda ka paljude spordialadega. Meie kasutuses on võimla, jõusaal, ujula, staadion kui ka talvised suusarajad otse meie kooli kõrval olevas tammikus. Meie kool väärtustab konkurentsivõimelist tulevikku ning tänu sellele maksab ta ligi poole meie autokooli kuludest kinni. Ma loodan, et sullegi on oluline sisemine pool ja see video pani sind meie kooli peale mõtlema. Ning nagu Vinni Pajusti gümnaasiumi moto ütleb, toimeta targasti.